head proportsioonid ja hea kujundus ja sobib materjalid ja nii edasi. Rohelust, parkisid, istepinke, prügikaste. Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammis Hea avalik ruum uuendatakse 14 linnakeskust. Nii, hakkame siis pihta. Tere kõigile, kes te täna siia saite mahti tulla. Eriti tervitan kõiki linnajuhte, linnaarhitekte ja arhitekte, kes siis, ma loodan, aktiivselt võtavad nendest tulevastest konkursitest osa. Ma arvan, et mul vist täna ei ole nagu enam väga mõtet uuesti rääkida kogu seda Hea avalik ruum programmi sisu, kuna sellest sai eelmisel vestlusõhtul juba nagu piisavalt räägitud. Võib-olla kui siis lihtsalt sellest aspektist, et tegelikult praegusel hetkel, kui Riigikogus on menetlemisel seesama planeerimisseadus, siis kus arhitektide liit on nagu ettepaneku teinud riigiarhitekti institutsiooni sisseviimiseks, siis meie nägemuses oleks tegelikult see tegevus, millega praegult arhitektide liit läbi selle hea avaliku ruumi tegeleb ka üks selline osa, mis võiks olla selle tulevase riigiarhitekti institutsiooni ülesanne ja kahju, kui ta nüüd sellel korral sellest planeerimisseadusest välja jääb, aga see on selline kõrval sellise remargina. Aga täna siis vaatleme 3 linna, Kärdla, Rapla, Valga. Kui siin nüüd novembris oli eelmine vestlusõhtu, siis eelmisel vestlusõhtul oli meil teemaks siis Põlva, Tõrva, Võru. Põlva võistlus on tänaseks juba lõppenud, 16 võistlustööd tuli ja nüüd sellel reedel siis hakkab arhitektuuri konkursi võistlusžürii hakkab siis neid töid läbi vaatama ja jaanuari lõpus peaksime siis Põlva võistluse võitjad välja kuulutama. Kohe on meil nüüd lõppemas ka Tõrva võistlus. Tõrva võistluse tähtaeg oli 26 jaanuar ja järgmisena siis lõpeb märtsi alguses siis meil nüüd Võru konkurss. Ja nüüd siis järgmised konkursid, mis nüüd plaanitud on, siis on tõesti, nagu ma juba mainisin, Kärdla, Rapla, Valga. Kärdla puhul on meil kahjuks siin Turvassega Kärdla vallavalitsusest nüüd kahjuks me esindajad täna siia kohale ei saanud, aga sellest on meil Hiiumaa ja Kärdla esindajana on Urmo Vaikla täna veidikene teises rollis, nii et kes siis räägib veidikene Kärdla konkursi tagamaadest ja siis pisut ka nendest konkursi tingimustest, nii et Urmo, ole hea. Tere kõigile minu poolt. Täna mul on siin Kärdla õieti Hiiu valla esindajana selles rollis ametipoolest sisearhitekt. Aga ise ma hiidlane ei ole, aga mul on pool hiidlasest naine ja veerand hiidlasest lapsed. Ja ise ma olen Kärdla kodanik ja eelmises koosseisus olin ka vallavolikogu liige, nii et seotus Kärdlaga on ja Hiiu vallavanem palus mul täna esindada siis Hiiu valda ja siinkohal annaksingi üle siis vallavanema Georg Linkovi tervitused ja tänusõnad, et selline tänuväärne projekt on käima lükatud. See on tegelikult Kärdla linna jaoks vägagi oluline. Aga liigume siis edasi, et Hiiumaa ja Kärdla mereäärne linn ja esimesed teeme väikse Kärdlast esimesed märkmed siis Kärdla linnast oli 1564. aastast, kus Kärdla oli tegelikult rootslaste linn ja näete see täpiline ala seal, see kaart on 1565. aastast ongi siis tähistab rootslaste ala. Kärdla on mereäärne linn ilusa mereäärse rannamaastikuga ja need
mu fotod on kõik vanad fotod, sest tänapäevast Kärdlat võite Google Mapsist sirvida Street View pealt või siis minna koha peale, mis on veelgi parem. See on Päästekuul, see on paremal see valge ehitus ja taamal on siis vana sadam. Kärdla on tegelikult vabrikulinn, õieti Kärdla ajalugu suured muutused tekkisidki Kärdlasse siis 1810. aastal, kui kurikuulsa Ungro graafi poeg Konstantin Ungro-Sternberg hakkas Kärdla aladel karjatama merino lambaid ja lihaveiseid. Ning juba mõne aasta pärast 1830 asutati sinna vabrik, et sellest villast midagi peale hakata, Kalevi vabrik. Ja see vabrik on siis suuresti määranud ka siis Kärdla olemust. Koos vabrikuga oli loomulikult vaja kaupa välja viia ja tekkis sadam ning laevad hakkasid Kärdlasse käima. Ning sadam oli heaks mereühenduseks ka tegelikult Tallinnaga, kust toimusid ka Eesti ajal laevaliinid töötasid. Kärdla rand koos vabrikuga ja härrasrahvaga tulid ka suvituskombed, neid sükeste laudsildade pealt merre minevaid suplusonne nimetati saunadeks. Eraldi saun oli naistele ja meestele ja härrasrahvale. Aga vabriku ümber tekkis siis loomulikult aedlinn, nii et mere ja vabriku kõrval siis kolmas märksõna oleks aedlinn, et väikesed majad ja see planeering, uue planeeringu plaan, mis on pärit siis 19. sajandist, neid Kärdla õued planeeriti lausa Inglismaa vastavate töölisasunduste eeskujul. Nüüd Kärdla probleem või nagu enamus väikelinnadel, et keskpunkt, kus on siis väljak praegult, mis on ka siis selle arhitektuurivõistluse objektiks. Et tõmbekeskused on mööda linna laiali ja üleval on siis sadam, mis sai värskelt valmis. Eelmisel aastal avati ja avab uue perspektiivi Kärdlale. Kärdla, mis oli justkui nõukogude ajal pööratud seljaga mere poole, on nüüd avatud mere poole ja sealt kindlasti on kontaktid Soomest, Rootsist, kust iganes. Siis üks põhiline tõmbekeskus on olnud või oli ajalooliselt tegelikult seesama vabriku õu, nagu teda nimetati. Selle ümber käiski kogu siuke elu siis, aga vabrik põles maha või õieti põletati venelaste poolt maha 1941. aastal, kui nad taandusid Hiiumaalt. Ja sellega muutus siis totaalselt kogu Kärdla tegevus, millega inimesed tegelesid. Aga tänapäevalgi peetakse seal vabriku õue peal laotasid ja erinevaid rahva ettevõtmisi. Ja siis on erinevad poed, mis on siit kesklinnast ära nihkunud, Selver, Konsum, Säästumarket, mis tegelikult tänapäeval on hakanud toimuma omaette tõmbekeskustena ja loogiline, et selle tulemus on see, et Kärdla keskväljakule inimesed ei jõua või jõuavad üha vähem. Nii et tegelikult selle uue võistluse ülesandeks ongi tekitada uuesti linnale aktiivne linnasüda, et selline laiali valgunud linn leiaks oma sellise koondumispunkti üles uuesti. Siin suurendus sellest väljakust, et siit altpoolt
mis inimesed tavaliselt siia väljakule jõuavad, siin on Pritsimaja, Konsumi pood, nõukogude ajal ehitatud, siis kultuurikeskus ja turg jääb siiapoole ja sinna ülespoole siis mere poole minek. Mõned hooned, mis on säilinud sinna väljaku äärde, Kärdla ühisuse maja, mis on praegu ka muinsuskaitse all, siis Pritsimaja, mis sai valmis 30. aastatel ja pärast seda hakati seal väljakul kohe pidama ka taolisi paraade. Nüüd paar pilti veel 60. aastatest. Siin on näha ka nõukogudeaegseid hooneid, taga tüüp kaubamaja projekt. Ja paraku nõukogude aeg tõi väljakule siis selle planeeringu, mis siin siiamaani kehtib ja mis ei ole absoluutselt tegelikult inimsõbralik. Nagu te näete, siin on täis autosid, tegelikult rajatudki nagu autode jaoks ja siin taga on nüüd Konsumi pood, mis tänapäeval on saanud isegi siukse poolkelpkatuse ja siuke ringliiklus, autode parkimine ja inimestel tegelikult kohta siin väljakul praktiliselt ei ole või nad peavad hiilima mööda seina ääri sõna otseses mõttes. Ja siin lõpetuseks veel üks pilt 60. aastatest, mis minu arvates sümboliseerib palju inimsõbralikumat väljakut. Et see on kuidagi nagu solidaarselt jagatud nii autode kui inimeste vahel, kuigi autosid on vähe, aga kõik kasutavad seda väljakut koos. Ja tegelikult see sama väljak nüüd, nagu ma enne ütlesin, Vabriku õu oli see varasematel aegadel siuke tõmbekeskus, siis see väljak oli tegelikult turuplats ja õieti turg käiski selle sama ühisuse hoone ees, et selle koha peal käis siis turg. Ja siin Konsumi hoone, siin Eesti ajal oli siin veel lihakarnid. Täna just helistasin äiale, mis ta ütles, et seal oli mudakarn ja kärmakarn ehk mudaeevaldi karn ja kärma-ärnikarn. Et neid enam ei ole ja siin ei ole näha ka siis Liit-Pauli elamut ja poodi, mis on tänapäeval alles, tegelikult see jääb siia vasakule poole. Tänapäeval on see Villa Loona majutus. Nii, aga nüüd ma vahetan rolli, kuna ma sain teada just, et ka Ivar on haigeks jäänud, kes on võistlustingimused koostanud, siis ma esindan nüüd ka Arhitektide Liitu ja püüan veel paar sõna rääkida. Siin on siis foto sellest Pritsimajast, mis on väga tore tõesti märk või maamärk seal. Tal on üks viga ainult, et põhilised külalised lähenevad Kärdlasse siis mööda seda Rookopli tänavat ja nad tegelikult ei näe seda toredat Pritsumaja, vaid näevad siin, kus teie olete, Konsumi poodi sellist, mitte väga kena ehitust just. Aga nii või teisiti nende võistlustingimuste järgi ka see Pritsimaja on oluline objekt ja selle ümbrus on tegelikult märgilise tähtsusega. Siin on jälle Kärdla plaan, mida ma enne juba ka näitasin. Ja nüüd siis võistlusala, et võistlusala on siis piiritletud selle jämeda valge joonega ja see haarab enda alla siis nüüd see väljak, mis on siis ühelt poolt piiritletud siis selle ühisuse poe ja nüüd on siia tekkinud ka nõukogudeaegseid hooneid. Ja siis siin on see Konsumi pood, siin on kultuurikeskus, mis
on jällegi nõukogude ajal ehitatud ja noh, tegelikult oleme ausalt ikkagi päris paras apsakas ka, et ehitatud Allika tänava peale täpselt. Et kuna perspektiivis on plaan, et siia tuleks ikkagi see vana hoone lammutada, ehitada uus kultuurikeskus, siis ma loodan, et see Allika tänav ikka jõuab ka lõpuks keskväljakuni uuesti. Ja siinpool on siis Vahtra allee ja Pritsimaja jääb siis siia alla otsa ning turg, praegune turg. Ja see võistlustingimuste järgi nüüd ka üheks eesmärgiks on tegelikult leida siis kokkupuutepunkt jällegi selle turu ja keskväljaku vahel, et neid funktsionaalselt ühendada või selleks, et see turg siia kaasa haaratud. Siin on see maa jaotusskeem ja nüüd siis sellest liikumisskeemist, et põhiliikumisena nähakse siis Rookopli tänavalt otse mere poole, et see võiks põhimõtteliselt autode liiklus võiks siia väljaku ühte serva koonduda ning teine liikumissuund on siis mööda seda uut tänavat, siit Allika tänavalt ja uut tänavat Ausmaa ranna poole. Ja siinpool on ka kool tegelikult, mis on ka omamoodi nagu oluline liikumissuund. Hetkel on see ühesuunaline see tänav. Aga see on nüüd võistlusülesannete lahendajate asi, kuidas see lahendada, kas teha see ühe või kahesuunaliseks. Minu arvates, kui praegu autod nagu jõuavad siia keskväljakule, siis miks mitte ei võikski nad siit nagu ära minna, sest praegu tõesti kummaline olukord, kui seisad keset keskväljakut ja ütleb, et kool asub siin külalisele, siis on väga raske selle seletada, et ta kooli juurde jõuab tohutu suure pika ringiga terve linna tegelikult. Aga eesmärk on siis ikkagi sellest väljakust tekitada siuke inimeste jaoks meeldiv kokkusaamise koht, teatud mobiilsus, et seda saaks kasutada erinevateks üritusteks aastaringselt, turuks, laatadeks, näitusteks, milleks iganes. Nüüd kuna Kärdlal puudub siuke jalakäijate tänav, mis võib-olla paljudes linnades on, siis siin näeks ette siukest jalakäijate liikumist siin parempoolses servas, kus on praegune vallavalitsus ja turg. Nii et ma loodan, et sellest konkursist on osavõtjad ja me saame hea lahenduse Kärdlale, mis on tegelikult hästi oluline ja Kärdla kogukond väga ootab seda, et sellest tekiks siuke uus tõmbekoht. Siin tegelikult on ka ühe korra tehtud see uus keskväljaku lahendus, aga see on jäänud riiulile seisma. Võib-olla just nimelt, et kogukond on liiga vähe kaasatud sellesse ja see on nüüd nagu teisel ringil, aga loodame, et sellest saab siis asja. Suur tänu! Aitäh Urmale ja ma enne kui ma sind veel ära lasen siit, et ma paari sõnaga veel täiendan. Et meil oli ka üks mõte see, et selle konkursi raames ka tegelikult leida siis võimalik sellise uus hoonestuse paigutus sellel samasel võistlusalal. Ja kui te vaatate seda kultuurikeskust, siis see kultuurikeskuse krunt on seal, see piir on just tõmmatud ka ümber selle krundi, et kui seda kultuurikeskust nüüd kujutada tulevikus nagu uue mahuna, et mismoodi ta panna siis nagu koos tööle selle sama väljaku ruumiga, et praegusel hetkel on situatsioon küll selline, et ta pigem jääb sinna puude salu taha ja varju, nii et ta nagu aktiivselt selle samase keskväljakuga ei suhtle, et see on nagu üks selline probleem, et kui tulevikus tõesti uus kultuurikeskus, mingi saalhoone sinna tekib, et kuidas ta siis saaks nagu aktiivseks üheks osaks sellest väljaku ruumist.
ja siin oli siis ka jah, mõtteid veel, et kui siis veel mingisuguseid selliseid hoonemahte, et mis siis liigendaksid ja piiraksid ja vormistaksid seda väljakuruumi, et kuidas siis seda nagu paigutada siin selles võistlusalas, et see on ka siis üks osa sellest võistlusülesandest. Nii, küsin, kas on kellelgi nüüd äkki tekkinud vahepeal mingisuguseid küsimusi, millele mina või Urmo saaksime vastata, ilmselt rohkem küll Urmo, et siis praegult on see õige aeg. Kuidas selline oja Mis sa selle all mõtled? et kui tähtis see oja on, mis Sinine triid lihtsalt jookseb kultuurikeskuse eest, et kas ta on selline tavaline kraav või ta pigem peaks eksponeerima või? Tegelikult ojad on väga olulised Kärdla linnaruumis ja noh, tegelikult kui minna ajaloos nüüd veel miljoneid aastaid tagasi, siis Kärdla asukoht on ju tabanud meteoriit, eks ole, kõik teavad seda ja paisanud seal need kihid kõik segamini, nii et see on üks väheseid kohti Eestis, kus arteesia vesi või noh, vesi tuleb survega maa seest välja, kui auk sisse puurida teatud kohtades, mitte küll selle keskväljaku ümbluskonnas, aga siit kohe edasi minna, see sama Allika tänav näiteks on siuke hea näide selle kohta. Ja noh, tegelikult miks see Kärdla tekkis sinna, see tekkiski kahe oja kaldale, Nuutri ja et saada vabrikule vett ja noh, selles mõttes see kraavide, ojade süsteem Kärdla linnas on äärmiselt oluline ja minu arvates noh, väärib eksponeerimist, kui sa niimoodi küsid, siis kindlasti väärib. Nii, Toomas, ole. Eelmisel plaanil, mis oli hästi lühikest aega, oli nagu maaomandi plaan vist, et ma mäletan, et seal oli ka mingi jupp, mis ei olnud nagu, mis on eramaa. Kas nendega, no selle võistlusala sees on nagu 3 suuremat eramagrunti või eramagrunti ja siis nagu 3 väiksemat ka. Et kas need on nagu kuidagi nagu kaasaldavad päriselt ka? Sa pead silmas nüüd seda siin või? Jah, ei, see on üks alast väljas, aga see, mille positsiooni number 2, Raukopli 20. No, see, see on eramaa, siin ongi nüüd see majutusasutuse Villa Loona. Ja siis järelikult selle maaga sinna, see tee läheb siit, see allee nii-aga läheb siit otsa siit eest, eks ole. Ja see number 3, see on lillepood. Vanasti oli selle kogu kaalumaja, või ta oligi kaalumaja siis. Aga neid just nagu just puudutada? Kardan küll, et ei või, aga tegelikult ma ka neid ei puudutaks, sellepärast et need on tõesti väga toredad majad mõlemad. Ja need tegelikult noh, selle väga hambulise ja noh, tegelikult nagu noh, väga katkendlikult piiritatud väljaku juures on need noh, mõned üksikud vanad majad mõnedes päris toredad. Aga seal üleval nagu selle Raukopli 12, noh peaaegu, et kõrval on veel keskväljak 1 kundis pikendus vist või? See on nüüd see Konsumi pood ja ma arvan, et see kuulub tegelikult, siin ees on parkla. Ja see kuulub tegelikult siis jah. Nii et jah. Aga seal turul on veel nagu mingid õige väiksed krundid, et noh see Hiiu 1A positsioon 7, mis tähendab seda, et nagu noh, ei tasu ette kujutada, et selle võib üle nii tühjaks teha. Ei, see on noh, tähendab, kui minu tea oleks, ma teeksin turu keset keskväljakut, aga see on minu isiklik arvamus. Noh, minu arvates see turg on praegu selgelt liiga nurga taga, et kui tegelikult tuled siit mööda see teed, noh tegelikult ei märki turgu. Ja noh, turg võib ju ka väga tore asi olla ja noh. Aga taust oli see, et ega nende eraomanikega pole vist nagu mingid nagu süütsid kokkuleppeid sõlmitud selle kohta, tähendab, ma jään siin kohas vastuse võlgu, aga kui sa mõtled nüüd seda turuala siin paar objekti, siis noh, ma ei julge vastata, aga noh, ma arvan, et siin on vast ikkagi mingid kokkulepped võimalik. Ma usun, et nad on ikka teadlikud sellest protsessist, et vaevalt, et nüüd vald neid informeerimata sellest teatud on. Sest noh, tegelikult turg on vägagi huvitatud, et ta muutuks atraktiivsemaks ja nähtavamaks. Kas on veel? Nii.
Tundub, et vist ei ole, aga Urmas, suured tänud sulle. Nii, ja siis selle kohta veel täiendus, et siis eile läks see arhitektuurikonkurss siis Kärdla keskväljaku ja sellega piirneva ala konkurss läks välja või avati, on ta siis riigihangete keskkonnas kättesaadav ja tema tähtaeg on 17. märts, nii et ootame siis aktiivset osavõttu. Ja nüüd läheme siis edasi, järgmine on meil siis Rapla keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistluse tutvustused, palun siis kõigepealt siia Rapla vallavanema Ilvi Pere. Nii, kohe vaatan siit nüüd. Marko tuleb ka. Marko tuleb näita ka ennast. Ja Erli-Marko Järveala ehk Rapla arhitekt, ma olen sinu kätte. Nendest ja nii et olge head. Tere, et mina esmalt tahaks öelda suured tänud üldse Arhitektide Liidule, et nii olulise teemaga te tegelete ja meil ka see keskväljaku mõte on olnud ju aastakümneid, et midagi tõesti teha ja kõige lihtsam lahendus oli sinna teha sellised ilusad roosipeenrad. Nüüd osad inimesed on juba sellega täitsa ära harjunud, ütlevad, et kuulge, see ongi ilus, las olla nii, aga vallavalitsuses me natuke arvame teisiti. Nüüd on siis selline, ma just tahaks, et eelmist palun ära, mine edasi, et siin on kõigepealt siis selline mõte, et mis see Rapla siis on. Et üks linn, mida mõni ütleb, et 50 kilomeetrit Tallinnas, see on juba Lõuna-Eesti, meie ise ütleme, et see on Kesk-Eesti. Ja Rapla on siis linn, mis on siis koht loovusele, ettevõtlusele ja kuhu alati on oodatud külalised. Aga kahjuks need külalised praegu kipuvad rohkem nagu meie linnast läbi sõitma, sellepärast, et meil on väga head teed, väga korralikud maanteed ja need kõik viivad läbi Rapla. Nii et inimesed jälgivad meie linna ja imetlevad seda linna tihti autoaknast, maha tulla nad ei viitsi. Nii, Marko, lähme edasi. Ja kui räägitakse Raplas, siis on ka siin on Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond, tekib nagu segadus. Et tegelikult siis Rapla linn on siis vallasisene linn, ehk et Rapla vald ja linn on siis ühinenud ja moodustame siis ühe haldusüksuse ja Rapla maakonna ainukene linn ongi siis Rapla ja elanike arvud ka siis, et me ise ka vaatame, et praegu see linna elanike arv võib-olla ikkagi kasvab ja valla territooriumilt siis inimesed tulevad pigem elama ka linna, et linnastumine toimub ka meil. See on meie sümbol, üks meie sümbolitest, Rapla kirik. Ja 2 torniga kirik, neid on siis Eestis ju 2, teine siis Tallinnas Kaarli kirik. Ja kes sinna sattunud ei ole, siis väga soovitan, tulge mõnele kontserdile, imetlege seda kirikut, et me ise loeme teda siis ikkagi maakonna suurimaks kontsertsaaliks ka. Ja Kivisil, mis on siis ühtlasi ka Rapla valla logol ja see on siis ka renoveeritud, rekonstrueeritud on, eks ole, õige sõna ja näeb selline tore välja ja Rapla Tallinna maantee läbijad siis ka ületavad selle silla alati. Ja kui siin Kärdlas oli oja, siis meil on jõgi, mis on Vigala jõgi, mitte Rapla jõgi ja Raplas millegipärast on pigem selline nagu nire ja siis edasi juba läheb selliseks uhkeks jõeks. Aga me oleme selle üle ka väga õnnelikud, sest merd meil ei ole, kuigi väga tahaks. Siin jälle üks väga uhke hoone, see on Rapla pangahoone, seal on praegu siis SEB pank ja arhitektid siis siin valdkonna inimestele ju sellised tuntud nimed ja maja on hästi hoitud ja asub ka siis meie teede ristmikul, Tallinna ja Viljandi maantee ristmikul, nii et kui tulete, sõidate lõuna suunas või siis saarte suunas, et siis ta jääb teile sinna tee äärde kohe. Ja meie kultuurikeskus, jällegi uhke maja, inimeste oma rahadega ehitatud, 1933 valminud ja siin nüüd 2 sellist puuslikku, üks on siis see parempoolne minu pool, see on siis Alumõisaärra. Et meie vallas elavad sellised natukene niimoodi öeldud hullud mehed, huvitavad mehed, kes siis näevad Raplat kui selliste puuslike ja kujude kantsi ka ja Valter Uusberg, Margus Mikomägi, sellised nimed
kes on siis tulnud ideele, et Raplas võiks olla midagi sellist põnevat, mis paneb vaatama, paneb kuulama ja see Alu mõisaarra on siis sellepärast, et tema maadel on kunagi siis Rapla linn tekkinud, et ta oli tegelikult kuri mees, ta ei lubanud linnal ehitada raudteejaama sinna, kuhu tegelikult oleks nagu sobinud, vaid lükkas ta niimoodi kaugele hoopis teise otsa ja sellepärast on ka siis kesklinna ja raudteejaama vaheline ala tegelikult 3 kilomeetrit lausa. Aga see Alu mõisaarra räägib igal täistunnil, ütleb ta väga ilusas saksa keeles, et mis on kell ja tõesti ütleb täpse kellaaja ja nagu kirikukellad löövad ja siis vastab talle see linnapea, see, mis on siis kultuurikeskuses selline kuju ja tema siis tõlgib selle eesti keelde ja ütleb, et kuidas eesti keeles kellaaeg siis tegelikult hetkel on. Nii et selline mõnus üllatusmoment. Aga kultuurikeskus toimib meil hästi, kuigi hakkab linnale väikseks jääma. Inimesed on väga kultuurilembesed meil. Ja siin siis veel mõned Rapla sümbolid, et siin on meil paar maavalitsuse inimest ka. Et see on siis Rapla haldushoone ülemised pildid. Et nüüd ta on siis, pigem me nimetame seda riigimajaks, sest ta on riigi kinnisvara poolt siis just värskelt renoveeritud, andsime just kasutusloa ka välja majal, et loodame, et siis on ehitatud nii, et vastu peab. Ja all siis kuulus Rapla kekihoone, ehk et praegu teda nimetatakse Okta tsentrumiks, see on siis ettevõtjate järgi ja ka siis on ta 20. sajandi arhitektuuri mälestis, ma ei tea, kas see kaitseala võtmine on nüüd lõppenud, aga igal juhul see tuleb ja kindlasti see maja kaitsmist väärib. Ja siin on siis inimesed Rapla turul kunagi aastakümneid tagasi, need turg on ka meil olemas. See on siis nüüd selle aasta pilt, et Marko, kes on meie väga värske valla arhitekt, mõned kuud olnud meil, et siis tema lause on praegu see, et Raplas linnakodanikud on olemas, aga nüüd tuleb neile linnakodanikele linn ka anda. Ja see on siis tema vaated nüüd meie sellele väljakule, mis on siis üks võistlusala osa. Et need on need keskel olid seal need roosipeenrad, mine tagasi. Roosipeenrad on seal keskel ja see pink, mida te näete, see ei ole seal ka mitte niisama. Ja selle platsi nimi on Hollywoodi plats. Et miks ta on Hollywoodi plats? Sellepärast, et kunagi Toivo Kurmet, kuulus laululooja, firmaliste, need ilusad laulud, mida te kõik teate, mida nüüd Tanel Padargi laulab. Et tema siis tegutses Raplas ja hakkas sellele platsile ehitama siis suurt sellist filmikeskust. Ta isegi jõudis selle nii kaugele, et ma mäletan, ma kunagi olen seal juuksuris käinud, aga siis kuna see maja jäi poolel ja ta maht oli tohutu suur, siis otsustati see õhku lasta ja seda ka tehti, tehtud. Aastal 2002 lasti see maja õhku ja see pink on nüüd Toivo Kurmetile mälestuseks, see pink on väga unikaalne, seal sees on mobiiltelefon, mis esitab ka igal täistunnil, siis kui see mõisaarra ja linnapea on seal öelnud, mis on kell, siis hakkab seal pingi sees see mobiiltelefon mängima Toivo Kurmeti laule, tema enda salvestused, nii et istute seal, kuulete 11 toredat laulu. Aga platsi sees kindlasti, kui me nüüd seda ümber ehitama hakkame, neid Hollywoodi kive leiame. Ja nüüd siis see kultuurikeskus. Ära rutta sündmustest ette, et siin kultuurikeskus on siis jälle see maja, millest me juba rääkisime, aga nüüd see kõrval, mis seal paistab, et seda me ise nimetame Elioni majaks, siis seal oli siis Eesti Telefon ja kõik need temaga seotud ettevõtmised ja praegu ta on siis valla omanduses ja me oleme sinna koondanud oma noored, et üks selline nagu tahe ongi olnud, et meil on ikkagi 3 gümnaasiumi Raplas, noori on ja tahaks, et nad siis liiguksid kesklinnas, oleksid silmal, siis selles majas on huvikool, laulustuudia, Teapaluja laulustuudia, seal on noortekeskus, seal on vaimupuudega noorte ruumid, Rapla avatud vahtrakeskus, seal on rattaklubi ruumid, need sellised noortele mõeldud tegevused. Ja
on ka olnud meil mõte, et see lammutada, aga kuna me oleme sinna viimastel aastatel ikkagi nagu raha pannud, siis tegelikult on plaanis ta pigem siis korda teha. Ja need noored siis võiksid olla need reaalsed väljaku kasutajad ka. Ja siin on siis nüüd toredad pildid, Marko käekiri on siin tunda nüüd, et millega siis veel Rapla vald nagu siis eristub, on see, et Rapla vallal on lennuväli. Ja see on siis see paik, mida te kuulete ilmateadetes, Kuusiku, üks Eesti kõige külmemaid paiku, et on siis Kuusiku lennuväli 5 kilomeetri kaugusel Rapla südalinnast ja jällegi loodame sinna siis saada Euroopa Liidu vahendeid ja tõesti selle lennuvälja siis teha, mitte nüüd just selliseks, see on võib-olla natuke liiga uhke pilt, ta ei vaja selliseid radu, aga ikkagi hobilenduritele, langevarjuritele, kes seda usinasti kasutavad, siis selliseks mõnusamaks paigaks. Ja kindlasti on see ka siis avatud turistidele. Ja siin all siis üks meie unistus, et te olete jälle kuulnud uudiseid, siis Rapla haigla siis ka liitub Põhja-Eesti regionaalhaiglaga, siis näete, kirikutornid seal taga paistavad ja seal samas siis on ka haigla ja siis siin meie unistus sellest, et haigla kõrval oleks ka meie uus hooldekodu. Ja siin jälle Marko visioon sellest, et kuidas keskväljaks siis võiks välja näha, et kultuurikeskuse punane sein seal paistab, Marko on siia ka nüüd pannud ühe maja, et meie ka mõtleme sellest, et meil võiks olla seal raekoda. Et ei midagi uhket, praegu me oleme, vallavalitsus töötab vanas tuletõrje majas, jälle selline nõukaaegne ehitis ja saame seal küll hakkama, aga igal juhul võiks ta keskväljaku äärde sobituda. Ja keskväljak on üks osa ainult sellest võistlusalast, et siin pärast kui võistlustingimuste koostajad ala tutvustavad, siis siin vahel nüüd, kus see buss on, see on siis Tallinna maantee tegelikult ja üle selle tee, siis seal teisel pool on siis park, mida nimetatakse veteranide pargiks. Jälle siin ei suuda keegi öelda ka Rapla inimestest, et miks ta on ühel hetkel saanud veteranide pargi nime, et igal juhul me ei taha, et talle selline nimi jääb, et ei ole seal olnud ühtegi mälestusmärki nõukaaegset, aga võib-olla siis veteranid armastasid seal istuda. Ja see on nüüd siis, see on ka Rapla. Ja õhtul ja pimedas paistavad ju kõik asjad ilusamad. See on nüüd siis jõulueelne Rapla kirik ja meie jõulukaunistused. Rapla on ju tuntud ringristmike linn, et ise võin küll öelda, et kõik need ringid on asja ette tehtud, sest nad tegelikult teevad Rapla liikluse väga turvaliseks. Ja võiks selle käima panna, nüüd tuleb siit üks hästi pisike drooniga filmitud video ka. Ja selle on teinud Tiit Rahkema, üks Rapla valla elanik. Jõulud Raplas, et olete alati teretulnud Raplasse. Näeb välja nagu tõeline city, eks ole. Tallinna maantee. Nüüd on Tallinna maantee ja Viljandi maantee ristumiskoht. Aga võistlustingimustes nüüd siis räägivad juba arhitektid, aga kuna meie arhitekt on ka siin ja meil on seal veel mitmed Rapla inimesed, et pärast kellel on küsimusi, siis saate otse ka küsida ja loomulikult kõik, kes plaanivad, siis
Rapla keskväljaku ja keskosa arendamisel kaasalõiat olete oodatud Raplasse ka koha peale tutvuma, et näitame meeleldi ja räägime oma unistustest. Aitäh! Aitäh, proua Lõvipäev! Ja nüüd siis palume võistlustingimuste koostajad Kadri Klementi ja Karin Tõugu. Olge head. Ja teeme siis tõesti pärast, siis kui teie olete lõpetanud, siis küsimuste-vastuste ringi. Nii, tuldi ka. Rapla keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurilistus. Selline nagu see Hollywoodi plats või praegu keskväljakuna või jalakäijate liiklemise sõlmpunktina kasutades olev plats ülevalt vaadates välja. Et see on väga tore pilt just, kus saab näha hästi, kus siis jalakäijad tegelikult käivad seal. Ja see on 2007. aastal tehtud, kui seda ärihoonet ehitati, et see siin on juba täiesti olemas ja valmis. Aga siin on siis ka kaardi peal ära toodud need mõnes mõttes tõmbekeskused ja potentsiaalid, millest ennem räägiti. Nüüd edasi, et lennuväli, rongijaam, kirik ja võib-olla siis tulevikus ka Rail Balticu peatus. Ja samamoodi on näha, kuidas Rapla on erinevate teede ja sihtpunktide selline sõlmpunkt, et kui Tallinnast Viljandisse minna, siis kindlasti läbi Rapla näiteks. Ja võistlusala asukoht siis Rapla keskuses. Siin on võistlusala ja kesklinn juba täpsemalt, et selline Raplale hästi iseloomulik linnaruum, mis siin keskuses on, võib nimetada põhimõtteliselt ka vanalinnaks, et suur osa sellest pärineb siis 20. sajandi algusest. Aga see on ka üldplaneeringus määratud miljööväärtuslikuks alaks piirkond, mis eriti on mõnus, et mõjub siin mööda Tallinna mootorliikudes, kus on mõned sellised majad, kus on üleval näiteks elamu ja all äriruumid ja erinevad funktsioonid ja tihedus. Et selle keskväljaku asukoha suhtes väga positiivne siis, et siin läheduses tõesti asuvad need erinevad kesklinna funktsioonid nagu kultuurimaja tegelikult siin ja siis erinevad kauplused, maavalitsuse hoone, siin samuti pood, siit edasi oli ärihoone, see on siis Elioni maja tiib, siin on üks juugendlik suurem ärihoone, mis on ka muinsuskaitse all, kus siis all on poed ja üleval elamisfunktsioon. Ja et see moodustab kõik sellise tiheda linna südamiku keskkonna. Ja siis siin on näha see võistlusala ka täpsemalt. Põhimõtteliselt on jaotatud nagu praegu olemasolevalt 4 tsooniks, et on see Hollywoodi plats, niinimetatud veteranide park, Rapla turg siin tagapool ja Taara tänav ja Tallinna maantee, mis siis põhimõtteliselt läbib seda ala. Nende alade kohta iseloomustuseks võiks öelda seda, et see Hollywoodi plats, et ta toimib sellise väljakuna, aga päris väljak ta mõnes mõttes veel ei ole, sest ta on ääristatud väga konkreetselt ainult ühelt poolt kultuurimaja ja Elioni majaga ja siis siit nurga pealt ka selle hoonega. Aga idaküljes on hoopis väiksemad eramajad ja siin all nurgas on see selline täiesti tühi nurk põhimõtteliselt. Siis Tallinna maantee ühest küljest on ta väga positiivne nähtus, et läbib seda ala, kõik inimesed, kes seal liiklevad, käivad sealt mööda, märkavad, aga teisest küljest on sellel ka üsna suur liikluskoormus, nii et selle võistluse ülesande lahendajal on siis võimalus ka mõelda, kuidas seda lahendada nii, et siin tekiks ka selline terviklik keskkond ja niipidi sellised mugavamad liikumisvõimalused.
veteranide pargi puhul on märkimisväärne see, et siin kasvavad suured kõrged põlispuud, mis siis peaksid seal säilima ja turuala kohta on võib kokkuvõtvalt öelda, et ta on selline keeruline ala, et praegu seal toimib selline kioskitega turg, aga mitte sellist igapäevast toiduga kauplemist, vaid pigem riide- ja tarbekaupade müümine, et selline mõnus, mõnes mõttes linnalik toiduturg on hoopis killustunud erinevatesse müügikohtadesse üle Rapla ja seda põhimõtteliselt võib öelda, et ka see turuala tegelikult praegu ei ole väga atraktiivses seisukorras, et võib-olla selle tõttu inimesed ei soovi seal oma kaupa müüa, aga võib-olla on sellised midagi müügisüsteemi põhjused. Aga põhimõtteliselt see turg seal eksisteerib ja on olemas. Ja siis, mis on veel oluline selle Turu ja Taara tänava puhul, et siit Taara tänavalt läheb põhiline õpilaste teekond sinna, mis on siit välja jäänud pildi pealt, Rapla ühisgümnaasiumisse. Et see on selline oluline liikumissuund siis õpilastele, lastele. Ja siin mõned fotod veel sellest piirkonnast. See on vaatega Tallinna maantee poole üle selle platsi ja siis teiselt poolt tagasi üle tee vaadates. Siin on näha Tallinna maantee, selline üsna tihe liiklus ja siis juba siin vasakut kätt see niinimetatud veteranide pargiala. Ja see on pargist, mis siis siit nurkast läheb Turu suunas, mis siis näeb välja selline. Võib-olla ülesandest siis? Jah, ülesandest täpsemalt, et ma ei tea, kas on hea vaadata seda või isegi seda eelmistega võistlusala jaguneb siis tinglikult 3, aga eesmärk on muidugi tekitada ühtne keskkond. Aga praegu on siis niinimetatud Hollywoodi plats, ida pool, keskel niinimetatud veteranide park ja turuala siis, mis on siin päris suur, hõlmab ka väikest parklat. Võistlusülesanne ise on üsna vaba, eesmärgiga just nimelt siis kutsuda üles pakkuma lahendusi või vastuseid küsimustele, mida täna veel olemas ei ole. Et milline see keskväljak siis üleüldse peaks olema ja kus ja kuidas, et need on üsna lahtised küsimused. Toimiv selline väike keskuse ala on siin kõrval olemas ja siit juba algavad need küsimused, et kultuurimaja, mis on siis kohe siin võistlusala ääres koos Elioni majaga, kõrval on korvpallikool ja siin üleval nurgas ka üks väike restoran ja mitmeid teisi funktsioone siin kõrval ja ümber ja lähedal. Ja kõige selle keskel praegusel hetkel on selline üsna korrastamata parkla, et need ümbritsevad piirkonnad jäävad siis kontaktala sisse ja võistlusülesande üks osa on pakkuda välja ka võimalikku hoonestust muuhulgas siis kontaktalale võib seda teha. Et kuidas seda linnaruumi, linnakeskust kõige paremini kasutada, kuidas seda tihedendada ja kuidas seda elavdada, et selles osas võib kindlasti vaadata veidi laiemalt kui võistlusala enda piir. Mis siin ümber muud, siin on sellised pisikesed elamud, nagu juba mainitud ja siis koolimaja, mis siin on näha üsna lähedal. Ja võib-olla selline üleüldse roheluse teema, lastepark, selline pisike kolmnurga ots paistab siit ja siis diagonaalis üle võistlusala
läheb jõeäärsele rekreatsioonialale. Et siit, kui see veteranide park siia vahele võtta, et siis on peaaegu juba selline roheline telik siin näha. Välja on pakutud või käidud mõtteid, mida võib siis kas võtta või jätta, et kuidas enda ettekujutusega sobib. Näiteks sai siin mainitud raekoda, vabalt võib pakkuda raekojale asukoha kuskil, seda ei ole keegi ette näinud, kus see peaks olema, mingisugust kindlat vastust sellele ei ole. Välja on pakutud veel teisigi funktsioone, need on kõik võistlusülesandes olemas, näiteks hotell või väike majutusasutus, seda on siis pakutud siia pisikesse saba otsa, aga ta tingimata ei pea seal olema, aga see on üks päris realistlik variant. Ja kindlasti ka sedasama kesklinna hoonestust, mida juba natukene seal on, kus esimesel korrusel on võib-olla äri teeninduspinnad, teisel korrusel elamine. Seda on siis lausa mõned eraomanikud on öelnud, et neid täitsa huvitaks selline arenguperspektiiv. Täpsem info on võistlusülesandes. Kui siit nüüd see keskne küsimus võtta, mis see keskväljak on, siis nagu juba mainitud, on see siis justkui kahel pool Tallinna maanteed. Küsimus on, kuidas need alad omavahel ühendada, kas see ala on terve see ala või on osa mingisuguse muu funktsiooniga, mingisuguse muu meeleoluga. Ja natukene eraldiseisev tükk on see turuala siis, et see jääb natukene teest kaugemale. Suur küsimus on, mis turust üleüldse saab, kas ta jääb turuks, tekib sinna midagi muud, et selles osas on siis täiesti oodatud ka võimalikke visioone, et mis sellest üleüldse saab koos lahendusega, et mis juhtub vahepealsel ajal, kui ollakse teel selle visiooni poole. Jah, aga et ajutisena kindlasti see turg saab seal veel eksisteerida. Võib-olla mingil hetkel turg tõstab uuesti pead ja saabki turuks, võib-olla tekib mingisugune uus tulevik. Mis veel on mingisuguseid teemasid? Küsimusi? Nii, aga nüüd siis tõesti, et küsimused, et kellel on siin siis võistlustingimuste koostajatele või siis nüüd vallavalitsuse esindajatele erinevaid küsimusi, et kasutage nüüd juhust. Palun. On selle skeemi juba tagasi? Kõigil oli kõik väga selge. Margus. Kas nendele, ütleme, kas on teada nende elanike selline suht arv, et kui palju on sellised, kes ütlevad, et mitte midagi teha ja kui palju arvavad seda, et võiks teha? Ma mõtlen seda, et omast kogemusest ühe teise linnaga oli niimoodi, et kui küsitlust teha, siis ütleme, et suure osa tahtis ühtemoodi ja väike osa ütles, et miks pärast arvestatakse suure osa. Et milline see, või ütleme, miks bolševikiga arvestatakse ja menševikiga arvestatakse. Et kas see praegu on teada see niisugune suhestumus, et milline see ootus asjale on, et kas tulevad sinna tülitama need, kes teevad seda või nad on oodatud koos nende vanikutega nagu Hawaii, et igaüks saab lillepärja, kui tuleb üle Rapla piiri. Me nüüd just korraldasime sellise avaliku arutelu ka, kui me seda lähteülesannet kokku panime, et Raplas ongi ikka see hästi teema, et kaasata. Eks me siis püüame ja pingutame, et tõesti kõik saaksid oma arvamuse välja öelda. Et praegu nagu tõesti väga palju arvamusi ei olegi nagu tulnud ja seda, et nagu asi tuleb korda teha, see on küll üleüldine arvamus, sest et Rapla on viimasel ajal muutunud ja palju on tehtud selleks, et näeks linn nagu parem välja, aga see keskväljak on nagu rikub selle pildi ära ja miks meil veel
ikkagi meil sellel keskväljakul on nagu funktsioonid võib-olla, mis jäidki siin nagu rääkimata, et tegelikult keskväljakule ikkagi inimesed tulevad kokku, näiteks muidugi nüüd vana-aasta öösel, eks oli seal tohutult palju rahvast, siis meil on selline asi nagu melumess, et kuidas need kaks ala omavahel siis suhestuvad, et see veteranide park ja see Hollywoodi plats, et näiteks kui on melumess, siis me panemegi tee kinni, siis seal maanteel mingil jupil liigelda ei tohigi, see kõik muutub üheks suureks selliseks melupaigaks, aga kuna nüüd 2015 juunist ju tuleb uus seadus jõustub, siis me enam seda teha ei tohi, et me ei tohi maanteed kinni panna, riigi maanteed, kui see oleks meie oma, nii nagu Tallinnas enamus teid on Tallinna linna omad, siis kahjuks meil ka tuleb kohe takistus ette, et tuleks ikkagi kasutada seda platsi siis ühel pool või teisel pool, aga maanteed me sulgeda ei tohi. Ja selles osas inimesed nagu on harjunud, et seal platsil midagi toimub ja ma arvan, et neid vastaseid ei ole eriti ja ümberringi ka ikkagi kõik ootavad seda, et ärivõimalused paraneksid, et kui see plats muutub atraktiivsemaks, et see on see ju, mida me tegelikult tahame, et okei, meie kuusk oli täiesti erinev Rakvere kuusest, aga ikkagi see paistis silma, et isegi väikesed asjad jäävad inimestele silma ja seda tullakse vaatama, et meie tegelikult tahaksime ka, et enam ei sõidetaks Raplast läbi, vaid peatutaks lisaks sellele restoranile, mida siin tüdrukud juba ütlesid, et seal on tegelikult söögikohti on päris palju ja hakkab kõik kas või sellest, et sinna piirkonda võib-olla mahub neid veel ja võib-olla selliseid väikeseid loomemajanduse alasid, võib-olla sellist IT-valdkonna ettevõtteid, et mis veel Rapla inimesed teevad, et meil on hästi palju muusikuid, näitlejaid, pillimehi, et seal platsil kindlasti võiks olla selliseid mõnusaid esinemispaiku, et Raplas on korra üks ideevõistlus olnud ja selle ideevõistluse, need inimesed on juba nagu selle mõttega harjunud, et midagi hakatakse tegema, see ideevõistlus oli aastal 2007 ja selle võitis üks kitarrikujuline oli siis see plats, et kui te praegugi vaatate, siis siin nagu see kitarri kõlakast on siinpool, eks ole, kitarrikael sinnapoole, kitarrikael oligi üle selle tee olid siis sellised keeled nagu ja see inimestele hästi meeldis, nii et mõnede arvates võiks ka sellise kitarrikujulise platsi teha ja siis tõesti oleks atraktiivne, nii et see on see, mida me kindlasti ootame ja ootavad ka meie inimesed, et usun, et ei teki meil seal vastasseisu, et see ala on ka, et praegu me taotleme seda tagasi riigilt, et need on seal riigimaad, et ehk et me taotleme neid endale tagasi siis. Ma usun, et saame ka, et eramaid seal, et arhitekt teeb ka veel selle joonise täpsemalt, aga enamus sellest alast on ikkagi praegu siis riigimaa. Ja turg oli ka veel, et turu osas oli seal avalikul arutelul mõte, et see võiks olla selline mobiilne turg. Et kui on kauplemispäev, siis pannaksegi midagi ülesse püsti, aga just seal väljaku kõrval on Tallinnast inimesi sinna mitmeid kolinud, kes on majad korda teinud, siis nad ütlevad, et Rapla ainuke jube koht on veel see turuplats, et lükake ruttu need putkad maha ja tehke plats puhtaks, aga tegelikult kaubelda ju võiks. Ja ümberringi ikkagi ju maakonnas ka inimesed tulevad laupäeviti Raplasse küll ostlema, et põhiline magnet on muidugi säästumarket või siis Selver oleneb siis ostujõust, aga turule kindlasti oleks tulijaid, kui ta oleks nagu atraktiivsem koht. Et jah, ma usun, et inimesed on väga ootevalmis ja meil tegelikult isegi, kui seda võistlust ei oleks välja kuulutatud, siis meil omal plaan oli juba valmis ja investeeringute kavas ka numbrid sees, et me ka reaalselt tegelikult teeme selle ära nüüd paari aasta jooksul. Nii, kas on veel küsimusi? Sealt tagant reast. Küsimuse asukoha suhtes, miks see Eestile seal jääs olla ja võiks nende sümbolehitiste juures, kus see parkimisplats on, seal need teed koonduvad seal nendis, mis oleks mõnes mõttes nagu loogilisem koht või on see kuidagi välja kujunenud see
on see riigi maaomadest tulenevalt see platsi asukoht on seal, kus ta praegu ette nähtud on. Ja teine küsimus puudutab maanteed, et kui nüüd maanteed ala läbib, kas maantee ümberkujundamine on üldse võimalik või mis võimalused seal üldse on? Või läbib seda ala ikkagi üks maantee, mis jääb maanteeks? Maanteed me kindlasti ümber kujundada saa. Ühisliikumis. Aga tegelikult on Raplal on ringtee on ka olemas, et ümber Rapla saab ka sõita, aga meie eesmärk oleks see, et kus mina ise linnakodanikuna ikkagi ette kujutan seda, et sõidangi mööda, vaatan, et Toogu Vingla plats, nii nagu Tartus on, et tegelikult sõidab mööda teed, sa näed seda platsi, et meil on ju sama situatsioon, et näed seda platsi, otsustad, et seal parkla lähen peatun, söön, vaatan ringi, jalutan, puhkan jalga. Ma sõidan tavaliselt Viljandisse, siis ma ei näe seda kohta üldse. No sellepärast jah, et seal pole midagi vaadata. Viljandisse te keerate ennem ära. Eks tegelikult Rapla jaoks veel üks asi ongi see, et ega me ei taha, et see transport mingil juhul Raplast mööda hakkas käima. Me saaksime küll ta juhtida ju mööda ringteed Raplast mööda, aga elu on näidanud ju, et seda, et seal, kus see transport hakkab linnast mööda sõitma, see on surmale mõeldud piirkond, et igal juhul me ei saa seda nagu sealt välja viia. Ja praegu, mis veel on nagu jäigi ütlemata, et me muidugi ootame, et tekivad ka sellised kohad, kus siis turismibussid saavad nagu peatuda, et parklates peavad ka need kohad olema ette nähtud, et praegu küll tõesti see selline vaatamisväärsus on see Rapla kirik ja see parempoolne, see Jõeserv ja ka seal haigla taga tegelikult on see kõik promenad, selline ilus jalutamisala, mis viib välja meie teise gümnaasiumi juurde, Vesirose gümnaasiumi juurde, mis on Viljandi maantee ääres. Aga kiriku juures ütleme, et jalutada, need vahemad on niivõrd väikesed kirikus keskväljakule, et praegu meile jah tundub, et keskväljak õige asukoht ka seal, kus ta on, et nagu loogiliselt nii-öelda Rapla keskel ja meie jaoks nagu vajalik ala, inimesed on rohkem seal, sest ega sinna Selverisse ka, et sõidetakse ikkagi autoga, kirikus käijaid on nagu nii vähe, kui ei ole just kontserdid, et ikkagi sõlm on siin keskel. Kuigi näiteks jah, riigigümnaasium, siis selle hooldekodu ehitus ja haigla, kui ta nüüd saab oma lubatud investeeringud, et siis ta võib nihkuda sinna kiriku suunas see inimeste liikmine. Võib-olla selle maantee koha pealt, et selle ala sees on 2 bussipeatust või bussioote paviljoni, et see on selline üks väike võimalus, mille peale mõelda, et kuidas need siis seal on ja siis veel selline väiksem detail, et ülekäigurajad praegu on tegelikult kummalgi pool justkui seda keskset ala, et see on üks selline seda maanteed puudutav küsimuskoht. Mida siis peaks lahendama? Nii, on äkki veel mõni küsimus? Kui ei ole, siis täname esinejaid ja läheme järgmise teema juurde. Et järgmine on meil siis Valga keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistluse tutvustus ja Valga linnapea arhitekt Jirži Tintera, ole hea! Ma võib-olla sissejuhatuseks ütlen, et kui ma saatsin see ettekanne linnapeale, siis tal oli ühesõnaline või kahesõnaline vastus liiga sünge. See tähendab, võtke see meelest ma räägin niimoodi, et Valga on ikka tore koht, kus elada, kus midagi ette võtta. Aga see on see, miks me pingutame. Aga ikka see, millest ma räägin, on vaja ära rääkida. Aga selle minu ettekanne eesmärk on, et te saaksite aru, kui oluline tegelikult see arhitektuurne konkurss just meile on. Aga seetõttu võib-olla saada rohkem osalejaid, aga seda vaatame. Ma alustan väga suurelt, aga see on see, mis Valga mõjutab väga palju. See on Eesti Statistikaameti sisseränne Eestis 2 loenduste vahel, seal on näha, kuidas inimesed Eestis liikuvad Tartu, Tallinna ja Pärnu, need linnad veel omaette viskavad need inimesi, kes tuli sinna linna, viskavad valja oma umbruskonnale.
ja kuidas see valjendub linna elanike näol, on just see tabel jälle samade aastat 2 loenduste vahel, kus te näete, et kasvavad ainult 3 linnad, need, mis on suure Tallinna umbruses, kõik ülejäänud kahanevad. Selles pildis on Valga tubli keskmine, aga ikka 14,4%. Saksamaal need linnad, kes kahanevad rohkem kui 15% 10 aastas, nendel on võimalus saada riigi tugisüsteemi sisse, sest need tõesti nimetatakse seal nendeks shrinking-cityks. Valga on huvitav linn seetõttu, et ta 2 korda väga kiiresti kasvas, ülejäänud ajast ta kahanes. Kasvuperioodid oli 20. sajandi kohe alguses, kus Valga ühendati mitme raudteega Riia, Tallinna, Aluksmäes, Petseri suunas. Ja esimese sõja lõpul oli Valga koos Valkaga peaaegu 20 000 inimest. Siis Valga tehti pooleks ja väga palju Vene sõjaväelasi kolis Valja ja linn kiiresti kahanes, aga siis ta tegelikult kahanes terve esimese vabariigi jooksul. Ja see esimene kasv oli puitkortermajade näol enamikus. Teine kiire kasv oli seal 60. 70. aastatel, kus Valgas sai väga suur tõstuslinn ja Vene sõjavägi kolis sisse. Ja need aastal 1990 need kõik mindi ära ja Valga kaotas 1 aasta jooksul peaaegu neljandiku oma elaniskonnas. Aga see on see, mis Valga on sellises seisus nagu ta on, kuigi ta kaotab oma elanikkonda nii sama kiiresti nagu teised linnad. Hetkel meile elab Valgas peaaegu 12 000 inimest, kui te võrdlete seal 80. aastate alguses, see on 6 500 inimesi vähema. Prognoos 2040 Eesti statistika prognoos 8500. See on tulemus loomulikult, kui inimesi ei ole, siis majad näevad niimoodi välja. Kui ma tulin Valkas, siis kõik teadsid, et olukord on väga halb. Aga kui täpselt halb, teada ei olnud. Ja me siis tegime esimese linnana Eestis endale ülevaate, mis toimub. See on selle ülevaade tulemus, kus need alad, mis ei ole hallikad, need on alakasutatud erinevatel viisidel. Need punakad on hoonestusega kas alakasutatud või täitsa mahetud kruntid. Ma nüüd räägin ainult arendatavatest maa-üksustest, see tähendab, need on need üksused, mille peal on võimalik mitte midagi ehitada, need ei ole põllumaid, metsamaid, tänavaid, parke, nendest ma ei räägi. Nendest me hetkel, nendest maa-üksustest kasutame 80% Valgas, aga seetõttu, et need mahetud kruntid on tihti suuremad, siis tegelikult 72% sellest nendest pindalast. Nagu ma enne näitasin, 1/3 elanikonnast kadus ära, me kasutame siis ainult 2/3 linna, väga ilusti see siin tuleb välja. Kõige hullem olukord, kui ma saan seda niimoodi öelda, on just kortermajade näol, sest eramajad suhteliselt hästi toimivad. Meil on kokku peaaegu 400 kortermajad, nendest on 50 sellised, kus rohkem kui pool korterites on tühi, täitsa mahetud on 49. Need, mis on tühi, on kahjuks just need 100 aastat vanad puitkortermajad, sest kui see Vene sõjavägi kolis Valjas, siis inimesed kiiresti tulmasid nende panelmajade sisse, sest seal oli kõik mugavused. Ja oluline osa nendest mahetud puitkortermajadest kahjuks asub kesklinnas. Meil on Valgas muinsuskaitseala ja ma siis näitan ka teile mõned andmed muinsuskaitseala kohta.
rohkem me kaitseme, suurem mahetus on. Kaitsevööndis kasutame 80% kruntides, muinsuskaitsealal 70% kruntides. Kui me räägime ainult mälestistest, siis mälestistest on peaaegu pool tühjad. Mis on tagajärjed? Neid on väga palju, majanduslikud, sotsiaalsed ja psühholoogilised, aga teile ma tahaks edastada just need psühholoogilised, sest on väga oluline, milline on side elanike ja selle elukoha vahel, sest see tõesti mõjutab nende aktiivsus. Ja ebaatraktiivne keskkond kahjustab just seda sidet. Inimestel ei ole, nad ei saa olla uhke oma linna üle, kui see ümbruskond on korrastamata. Aga kui nad ei ole uhke, siis nendel ka ei ole usku tuleviku kohta. Ja selle võrra nad on vähem valmis panustada selle keskkonna kaitsmisele ja üldse näiteks äritegevusele ja kõik need asjad. Siis see tähendab, see keskkonnaala kõik kiireneb. Meil lihtne lahendus ei ole, aga see, mis on kindel ja mis võib-olla Valgas juba on õnnestunud, et Valga sai aru, et nad ei saa enam loota, et seal tuleb tagasi see 6,5 inimesi, mis seal oli, mis on kadunud. See tähendab, tuleb see linn lihtsalt kohandada sellisele suurusele, nagu on vajadus, et see oleks nende 12 000 inimestele hea koht elamiseks. Ja seda me tahame saavutada mitmepidi, aga need suunad saavad jagada kaheks. Üks on see, et tuleb taaselustada kesklinn, mis seetõttu, et ta on seetõttu, et ta on kaitseala, need hooned on maetud, siis ta on kõige halvemas seisus. Ja teine ja just kesklinnas toimub see arhitektuurne konkurss. Ja teine osa on, et me peame osa nendest tühjadest hoonetest lammutada. Mõlemad need protsessid on väga keerulised ja üksik detailina ma hetkel ei taha minna, aga võib-olla küsimustest pärast me seda kajastame. Ja see on see ala, millest pärast Tiit räägib võib-olla rohkem, mida me tahame selle arhitektuurne konkursi jooksul lahendada. See on meie Valga kirik, siin on Valga kirik, siin jookseb piir. Ja me tahaksime, et siin oleks, me tahame uuesti ühendada need kaks linnad, mis tegelikult juba toimivad ühe linnana, et selles mõttes inimesed käivad mõlemal pool, ei ole üldse harudane, et isegi meie linnavalitsused sõidame või lähme lõuna ajal sööma Valga ja vastupidi, väga palju inimesi Valgast käib meie haiglas ja isegi töötavad. Aga see linnaruum sellele veel ei ole reageerinud. See tähendab, tahame ühendada need kaks keskused läbi selle 8. kvartali ja keskel me tahaksime saada selline intiimne või hubane plats, kus saab joulupüsti panna selliseid vaiksema sorti üritusi korraldada, sest sellist ala meil Valgas hetkel üldse ei ole. Ma võib-olla annaks siis sõna Tiidule, sest minu poolt on hetkel nagu kõik. Aitäh siis Irsi ja Tiit Sild, ole hea, tutvusta siis vestlustingimusi. Ma kõigepealt tänan Arhitektide Liitu selle toreda võimaluse üle nende konkursitingimuste tegemises osaleda ja tegelikult veel rohkem tänan ma Irsit, kes tegelikult on võtnud enda õlgadele väga suure koorma tegeleda nagu selliste probleemsete ja väga suurte probleemsete linnadega ja Irsi teeb, nagu te aru saite, sellest Valga kogemuse põhjal praegu doktoritööd ja minul isiklikult oli selle protsessi läbikäimine
ka väga õpetlik, sest üldiselt arhitektid on meil harjunud ikkagi planeerima kasvavaid linnu või projekteerima hooneid kohti, mis on täis optimismi, kuhu inimesed tulevad juurde ja kuhu midagi planeeritakse juurde. Siis kõigepealt on mul siin ees Statistikaameti väljavõte siis Valga rahvaarvu kohta, et nagu te juba kuulsite, siis pärast Vene sõjaväe lahkumist Valga linn kaotas 1 aastaga 4000 inimest, mille tulemus oli siis see, et inimesed vanematest hoonetest, kus on ka kehvemad sanitaartingimused, tegelikult kolisid nendesse sõjaväelaste poolt maha jäetud suurematesse korterelamutesse ja selle tulemus on see, et Valga kesklinn on sisuliselt tühi. Et mitte nagu ainult seda mustades värvides näidata, siis tabel näitab ka ühte Valga eripära, et Valga on üsna mitme rahvuseline linn, et siin on 26% venelasi ja kui me võtame juurde veel Valka, kus on, ma ei tea, kuidas see Lätis vist on 50-50 venelased, lätlased, et siis meil on nagu terve hulk venelasi ja lätlasi siin juures, et see on nagu see mõnes mõttes võib-olla see Valga võimalus, et teha sellist multirahvuselist koostööd. Ja Valga siis tunnuslause on samuti üks linn, 2 riiki ja meie see arhitektuurivõistlus siis käsitleb samuti tegelikult Valga piiriala või selle lähedast ala. Ehk siis 8. kvartalit, kuhu on siis juba 20 aastat planeeritud siis sellist läbivat jalakäijate kasutust telge. Et siin on siis näha vanalinna muinsuskaitseala ja siis 8. kvartal, et nüüd selle 8. kvartali idapoolses otsas on siis Valga kirik, mille lähiümbruse hoonetest ainult 2 on tegelikult reaalselt 100% kasutuses, et need on siis muusikakool ja raekoda. Et siin on nüüd siis Maa-ameti kodulehelt väljavõte siis kaitsealustest objektidest. Ja kui me neid hooneid vaatame, siis need on tühjad ja kas siis täiesti kasutuseta või ütleme niimoodi, et need muinsuskaitsealused objektid on veel halvemas seisus, kui miljööalale jäävad korterelamud, kus siis siiski osaliselt elatakse. Aga Valga linna siuke, minu meelest on hästi positiivne, et see on nagu avalikult välja öeldud, et see on probleem, rahvastiku vähenemine on suur probleem, see, et meie keskkond on selline tühjade majadega lagunev, on probleem ja on otsustatud vähemalt linnavalitsuse tasandil suhteliselt kõvasti sekkuda, ehk siis see linn on jäänud linnaelanikele natuke liiga suureks, et nagu siis nagu liiga suur kasukas ei hoia sooja, siis tundub ka, et liiga suur linn, kus on vähe elanikke, ei suuda hoida seda linna identiteeti koos, ei suuda seda linna nagu piisavalt hästi arengus hoida. Et siis on otsustatud hakata esiteks neid tühjaks jäänud korterelamuid lammutama, siis koostöös Majandus-kommunikatsiooniministeeriumiga on praegu Valga töötamas välja vastavat meedet ja teiseks siis on see otsus, et tegelikult me peaksime inimesi kolima nendest tühjaks jäänud majadest või pooltühjadest majadest kesklinna tagasi, ehk see nii-öelda munitsipaalkorterite teema. Et siin on veel mõned. Üks pilt siis kvartali sisemusest, kus on siis vanemad korterelamad, mis siis ei ole kaitse all, mis on lihtsalt miljööalas ja osaliselt siiski kasutuses.
ja siis vaade Valga või selle nii-öelda 8. kvartali lõunaküljele, kus on sellised paneelelamud kohe kõrval. Kvartali sisemuses on siis juba, ma saan aru, et selle maja lammutamine on ka toimunud koostöös linnavalitsusega, et linn on juba selles mõttes aktiivselt sekkunud ja tunnetab seda sekkumise vajadust tugevalt. Et nüüd, kui seda 8. kvartalit vaadata ümbritsevas linnaruumis, siis siin on 2 sellist telget, kui me ülejäänud nagu linna vaatame ja linna 2 nii-öelda Valga linnavahelisi ühendusi, siis see tänavavõrk on suhteliselt nagu läbiv, et siis 8. kvartal on nagu tegelikult selline teatud mõttes selline nii-öelda ringtee tekib sinna või sealt ei ole seda otse läbipääsu ja selle arhitektuurivõistlusega siis plaanitakse tegelikult see otse läbipääs tekitada, mitte küll autode jaoks, aga jalakäijate jaoks. Ja siin on 2 ristiga siis markeeritud 2 kirikut, et siis Valga Jaani kirik ja teisel pool on see kiriku nimi nüüd oli. Ja nii-öelda nende 2 kiriku ühendamine läbi selle telje. Sinna, et sinna keskele siis jääb ka piiripunkt, kunagine piiripunkt. Ja tegelikult on veel teine plaan, et üks on nii-öelda see 8. kvartali sisemuse lahendus, mis siis peaks pakkuma sellist intiimsemat kohalikku platsi, see on hästi nagu erineva iseloomiga tegelikult plats kui keskmine linnaväljak, sest tänavafrondid on ju igal pool mujal, et tegelikult on see tegemist ühe ühendusteega, mis läheb läbi kvartali ja mis avab nagu inimestele selle kvartali sisemuse ehk selle majade toimiva poole. Et see võib-olla on üks selline teema või võimalus, millele tasuks tähelepanu pöörata. Nüüd viimaste aastate jooksul on Valka ehitatud juurde ka mõned ostukeskused, millest 2 tükki on tegelikult siin lähiümbruses. Et see on siis Selver, Valga Selver ja siin on Remi. Ja plaan on esmajärjekorras tegelikult lahendada ära või tegeleda selle 8. kvartaliga ja siis teisena tegeleda nende ostukeskuste ja piiri vahele jääva alaga, kuhu siis võiks tekitada sellise suurema väljaku, mis võimaldaks korraldada selliseid suuremaid üritusi, et siin 2 korda aastas vähemalt. Siin on 2 siukest suurt üritust, mis mul kohe nagu meelde tulevad. Üks on Valga militaarfestival, mis toimub augustis ja teine on juunikuus toimuv siis Valka nii-öelda kuidas ma ütlen, sõpruslinnade üritus, mille nimi on Helisev Liivimaa. Ja see oleks siis sala, mis oleks mõeldud nende nii-öelda suuremate ürituste korraldamiseks. Siin on siis Maa-ameti nii-öelda pilt sellest 8. kvartalist natuke lähemalt, kus on siis tegelikult on siin, kas see oli 96. aastal kehtestatud äkki see Indrek Veili tehtud, mitte Indrek Veili, vaid Ülo Veili poolt nii-öelda tehtud detailplaneeringust, millega siis tegelikult seda telge siia juba kavandati. Et siin on neid krundipiire osaliselt sellele juba ka muudetud ja päris suur osa nagu kruntidest on siin nagu linna oma ja ma saan aru, et mingid krundid on veel või mingite kruntide osas käivad veel läbirääkimised ja on ka nagu juba esimesed läbirääkimised inimestega, et nad täiesti loovutaksid oma krundid linnale ja saaks linn nendega midagi suuremat siis ette võtta. Siis eeskätt just kaitsealaluste olevate majade osas. Ja tegelikult seda keskväljaku või ütleme seda telgplatsi lahendust oleme siin erinevalt peale joonistanud,
et see ongi mõnes mõttes suhteliselt lahtine ja võimalusi andev, et Valga linna lootus on see, et kui siia tuua uuesti nendesse korterelamutesse elanikud sisse, siis tegelikult selle Keskväljaku platsilahendusega võiks natukene ka tekitada sellist keskkonda või et inimesed võiksid tahta siin ka ettevõtlusega tegeleda, ehk et Valga suurusel linnal kindlasti oleks väga suur abi, kui siia tekiks mõni hea mainega, hea kokaga restoran või mõni muu nii-öelda aktiivne koht või olemise võimalus. Siin on siis väljavõte muinsuskaitse eritingimustest, kus punasega on näidatud kaitsealused objektid ja siis muud olemasolevad hooned ja teema on see kollane on siis avalik ruum, mille kujundusega selle konkursi raames peaks tegelema, aga tegelikult väga oluline oleks minu meelest ka pakkuda välja selliseid funktsionaalseid ideid, et kuidas see plats paremini tööle panna ja kindlasti ei ole välistatud ka teatud hoonemahud, et siin peab küll võtma arvesse siis muinsuskaitse eritingimustest tulenevate piirangutega, et tuleb kaitsealustele majadele nii-öelda vaatesiit jätta. Ja siin on siis mul mõned sellised märksõnad, et millega võiks arvestada, et võib-olla rohkem ei oskakski praegu öelda või jäi mul midagi. Nii, aga aitäh Tiit ja küsin, et kas on kellelgi mingeid täpsustavaid küsimusi äkki, et praegult hea võimalus seda küsida. Jah. Et kuivõrd on, ütleme, et väga palju on juttu sellest, et nagu tuleks midagi teha selleks, et linna elanikud midagi teeks, et kui suur on tõenäosus see, et on selline kogukondlik omaalgatus või kas seda on, ütleme, et mis toetaks siis kogu seda protsessi, mida ma saan aru väga tublilt veetakse, aga hetkel vähemalt ma sain aru niimoodi, et nagu tehakse midagi ette inimesi meelitada, et kas selline kogukondlik initsiatiiv juba ka on olemas või on selle tekkimisele eeldused ka? Valgas on niimoodi, et Valga ei ole vaeste inimeste linn. Valgas siiani on säilinud kõik need ühiskonnakilid. Ja meil on ka restoran, hotel, kus on hinnad võrreldatav Tallinnaga või Tartuga, nendel on külastajad. Nende probleem on see, et need asutused reeglina asuvad kesklinnas Valja, sest see kesklinn on nii mahetud, et inimesi enam ei meelita. Ja Valgas, hea näide, mida ma siin võiks Valja tuua, Valgas oli kunagi väga uhke kino, siis 20 aasta kino ei olnud. Nüüd me saime mingi projekti raames tehnika meie kultuurikeskusesse hakati uuesti näidata kvaliteetne kino. Oli täpselt samad jutud. Inimesed enam ei taha kinos käia, nendel ei ole raha, aga kohe kui see võimalus tekkis, siis hakati seda väga aktiivselt kasutada. Me juba räägime sellest, et tegelikult meil on vaja reaalne eraldiseisev kino. Ma tõesti usun, kui linn pakub võimalusi, siis inimesed tulevad selle järgi. Aga hetkel, et ühiskond ise ilma omavalitsuseta saaks selle olukorraga hakkama, see ei ole võimalik. Ja samuti ei ole võimalik, et Valga ise ilma riigi toeta saab sellest olukorrast olla. See on ka, miks ma selle teemal räägin igal pool, kus on võimalik. Kõik need asjad on omavahel seotud ja võib-olla see on sinisilmne, aga ma tõesti usun, et kui midagi pakutakse, siis seda ka võetakse aktiivselt vastu. Ehk me näeme. Minu küsimus on see, kas mingisugust toetavat oma algatust on ka, mis aitaks juba teie protsessi kaasa? Või te peate, ütleme, et neid võimalusi pakkuma ainult siis linna poolt ootamaks, et nad siis sellega järgi tulevad? Või on midagi sellist, kus
kus keegi on valmis teiega koostööd tegema kogukondlikul tasandil? Selles mõttes cool, sest võib-olla sa saad selle Maameti valja võtta seal keskel on see numbriga 9, see on Riia 9, see hoone, see on nõukogude aegne tüüp poehoone ja seetõttu, et Valgas kinnisvara praktiliselt ei maksa mitte midagi, siis on väga lihtne midagi osta. Aga kui mina tulin Valga, hakkasin just sellest idees rääkima, siis kohe üks inimene ostis selle kruntis, selle valjavaatega, et tulevikus siia luuakse sellised platsikene, ta saab seal oma poodi avama. Ta ka ei ootanud seda, kui see nagu tõoks saab, aga tal on juba seal sees mingi pood. Aga nüüd jälle ta tuli minu jutule ja ütles, vaata, ma saan aru, et teil tegelikult on just see kruun nagu selle valja ehitamiseks vaja. Äkki me saame teha mingi vahetus, sest see kruun, mis on seal 4 aga margitud see kulub riigile, me taotleme seda endale ja siis oleks võimalik krunti vastu vahetama. See on ainult näide, aga ma ei tahaks, et võib-olla ma liiga nagu sungelt rääkisin, aga Valga ei ole linn, kus elaksid inimesed, kes enam ei usu mitte millestki, kes lihtsalt vaatavad, kes on see viimane, kes paneb nagu seal valgus kinni. See tähendab, nii me ei saa sellest mõelda. Aga nii palju, kui Jirsi mulle rääkinud on, siis tegelikult selle kvartali elanikudega väga paljudega on probleemid, tõsised probleemid selles mõttes, et nad, siin ei ole tegelikult, siin ei ole nagu sellist aktiivsust nagu olemas tegelikult, et eks see nagu, ma ütlengi, et see on nagu siuke suhteliselt tugev kirurgiline sekkumine, et me hakkame selle nii-öelda keskplatsiga tegelema ja selle läbi nagu, toome siia inimesi juurde väljaspoolt ja see on nagu, raske protsess ilmselt, mille kohta nagu, ma ei tea, Eestis väga palju nagu analooge, et näis, kuidas siis läheb sellega. Aga üks siuke positiivne noot veel, et tegelikult Valga kaksiklinnal on kokku 2 muusikakooli, 2 staadioni ja 2 kultuurikeskust, et infrastruktuur on kõva selles mõttes. Meil on kogu päevu 18,000 inimesi, siis on, kui me võtame hästi mastaabis päris suur linn, siis tasuks aega tegeleda. See on veel küsimus. On äkki veel küsimusi? Joo. Kuidas see Selver tuli? Siis varem midagi. Tallinna kaubamaja ostis konteera ja ehitas Selver. Loomulikult see on vana viinavabriku territooriumil väga ebaõnnestunud minu nägemuses ettevõtmine, aga tol ajal vaadati nendele asjadele teismoodi ja Len oli rahul, et ta saab investeeringu ja siis ta tuli. Mina ei ole päris sellest kindel, et kui siin Selverit ja seda Rimit ei oleks, et siis olukord parem oleks. Valga, või selles mõttes ma ütlen, et see on nagu keskkonna mõttes on see nagu osaliselt karuteene, et need kaubanduskeskused sellisena on, aga nad mingit aktiivsust siin tekitavad ja hoiavad, et see tegelikult... Sellega ma olen nõus, aga nende probleem, et nad on ehitatud niiviisi, nagu ehitatakse need kaubanduskeskused äärelinna. See tähendab, need on tõesti suunatud selleni, et inimesed sinna tulevad autoga ja midagi ostavad, aga jalgsi nende sisse saada on hetkel uli keeruline. Auto teha. Mida? Sinna saab augu teha juurde. Ei, nendel on siit on auk, aga kirikuste mugavalt siia ei satu, niikuinii võtate auto sõidata, see on tõsine probleem ja see näitab, et just see labitavus siin on minu arvates selline nagu võtme küsimus, jalgajad. Aga samal ajal see on vist Eestis väga väheseid näiteid, kus selline kaubanduskeskus on ehitatud selle sama
tulevase tõmbekeskuse kõrvale, sest klassikaline variant on see, et ükskõik, kes ehitab kaubanduskeskuse, ta ehitab selle eemale, eks ole, no ükskõik, vaatasime Raplat või edasi, siin on tegelikult ju see kaubanduskeskus sellele samale tõmbealale nii lähedal, et need peaksid tegelikult sünergiat omama põhimõtteliselt. Selles mõttes küll, sest me seetõttu, et Tiitsalast rääkisime, tahame selle Selverit taga luua selline variabilne keskvaljak või keskplaks, mis ühendaks Valka ja Valga, et see keskus uuesti tekiks, see suure seal. Seetõttu me oleme väga pidevas suhtlemises just Tallinna Kaubamajaga. Ja nad selle keskvaljaku kohta nad natuke kahtlevad, see hõlmab suur osa nendest territooriumist. Aga see jalakajate telg, see on nendele nii meelepärane asja, et nad tõesti pikisemmi seda ootavad. Selles mõttes teil oli tõesti nagu tõsise asi. Nii, on äkki veel küsimusi? Ma küsiks selle, kuna ma eelmisel üritusel ei käinud ja siin sellele jäin ka hiljaks, et üldiselt selle Eesti 100 kohta, et ma saan aru, et iga linnas on erinevad probleemid ja lahendused tulevad väga erineva mastaabiga ja see Eesti 100 on kohe käes, et kas see rahastus on ka selle Eesti 100 raames tuleb igale linnale mingi pott, mida siis hakatakse tegema või siis on, et vaadatakse need lahendused üle ja siis mõeldakse, et mida me siis saame nüüd selle paari aastaga sellest kiiresti ära teha. No päris nii see jah ei ole, et igal linnal mingi eraldi pott, vaid sellest me oleme korduvalt Arhitektide Liidu üritustel rääkinud, et see rahastuse skeem on tegelikult meil arutatud nii Siseministeeriumi kui siis ka EAS-i esindajatega ja mõeldud on, et see valmis ehitamine peaks toimuma siis EAS-i regionaalarengu nendest rahastustest, mis nüüd sellel kevadel avanevad ja siin me oleme ka rääkinud seda kõigi nende linnade esindajatega, et esmane ja tähtis asi on siis tõesti see, et need samad välja valitud objektid oleksid siis ühtlasi ka maakondlikes arengukavades, oleksid prioriteetsetena, et siis on see võimalus seda rahastust saada. Nüüd lähiajal, ma saan aru, maavalitsused siis teevad nüüd oma sellised lõplikud nimekirjad, esitavad Siseministeeriumile, kus siis selgub, kuidas need prioriteedid siis maakonna kaupa on ja selle alusel siis hakkab toimuma ka siis tõesti nende regionaalarengu rahade jagamine. Seal on 3 erinevat siis programmi, üks on linnade programm, kus on siis 5 suuremat Eesti linna, siis on piirkonna konkurentsivõime arendamise programm või tõstmise programm ja siis on eraldi Ida-Viru programm, nii et kokku nendes kolmes programmis on suurusjärgus, kui ma ei eksi, oli vist 235 miljonit eurot, millest ühte osa siis oleks võimalik kasutada selle avaliku ruumi korrastamiseks ja see on nüüd tõesti paljus ka siis kohalike omavalitsuste initsiatiivi taga, et see avaliku ruumi korrastamise raha läheks siis tõesti nende linnade keskosade korrastamiseks ja siin tuleb nüüd tõesti tõdeda, et Arhitektide Liidul on olnud väga hea koostöö nende linnadega, kellega me koos neid konkursse ette valmistame, et selle kesklinnade uuesti taastamise, rekonstrueerimise vajadust ja selle avaliku ruumi kvaliteedi tõstmise vajadust on nagu kõikides nendes linnades, kellega me oleme läbirääkimisi pidanud, on väga aru saadud ja toetatud. Nii et siin tahan veel kord siis tänada kõiki linnade esindajaid selle meeldiva koostöö eest ja kõiki linnaarhitekte ja võistlustingimuste koostajaid, et see koostöö on olnud seni äärmiselt meeldiv, äärmiselt tulemusrikas, et loodame, et need konkursitööd nüüd, mis laekuvad, on ka heatasemelised, realiseeritavad ja et need EAS-i rahastuse kraanid siis tõesti, nagu meil on lubatud, ka avanevad ja see on võimalik realiseerida siis, kuna see programmide, nende EAS-i programmide või regionaalarengu rahastuse kasutus on kuni aastani 2020, et siis me eeldame, et see aeg on natuke pikem kui 18. aastani, mis sa küsisid, et läheb nagu kiireks, et kui täna on juba meil 15,
siis kui mõne selle objektiga läheb ka kauem, et ka Eesti Vabariik 100 see juubeliprogramm tegelikult lõpeb ametlikult alles aastal 2020, nii et me eeldame, et siis reaalselt need asjad valmivad siis vahemikus 18–20, et saavad reaalselt ka valmis ehitatud. Nii et jah, kindlasti me ei planeeri seda, et me teeme lihtsalt tühja konkurssi ja ei ole nagu mõelnud sellele, et kuidas see rahastus ja kuidas see valmis ehitamine on, et see valmis ehitamine kindlasti on üks osa sellest projektist ja meie jaoks äärmiselt tähtis. Võib-olla täiendaks, Valgale tuleb see rahastus piirkonna tugevdamise programmist ja meil on see maakonna nimekiri juba koostatud, see 8. kvartal on 4. kohal Valgamaa. Ma usun, et seda ehitatakse veel ja kui te panustate oma tööd, siis te näete, kuidas ka tekib. Nii. Aga siis, kui rohkem küsimusi ei ole, et siis tänan kõiki osavõtjaid ja siin on nüüd meil venilaud ja suupisted, et olge head ja siin on ka võimalus siis kõikidelt asjaosalistelt veel linna esindajatelt veel eraldi vestluskäigus siis küsimusi küsida ja mõtteid vahetada, nii et aitäh kõigile osalejatele!